vaatame, kuidas muuta DJI Phantom 3-ga lendamine veelgi lihtsamaks. Drooni kogu juhtimine käib tema enda suhtes. Ehk et kui droon on meie poole enda tagumiste tuledega ja me lükkame kangi edasi, siis ta liigubki meist eemale. Kui aga me pöörame ta näiteks kaameraga enda suunas ja soovime lennata tagasi ja tõmbame kangi loogiliselt tagasi, siis ta jätkab hoopis meist eemaldumist, mitte ei tule meile lähemale, sellepärast et juhtimine käib tema enda suhtes. See võib aga algajat natukene segadusse ajada. Õnneks me saame panna DJI Phantom 3 sellisesse režiimi, kus ta liigub ükskõik millises asendis ta parasjagu ka ei ole, täpselt nii, nagu me seda kangi lükkame meist eemale või meie poole. Seda nimetatakse IoT ehk intelligentse suunakontrolli režiimiks. Ning selle jaoks, et see sisse lülitada, tuleb valida rakendusest esialgu drooniseaded, advanced settings ning IoT juures see lihtsalt sisse lülitada. Seejärel on puldil režiimilüliti, mis tuleb asetada F-positsiooni. Nüüd kuvatakse meile akent, kus on näha, et me peame täpselt paika panema selle suuna, kuhu droon vaatab ja kuhu suunda me tegelikult lennata tahame. Kui ma nüüd pööran drooni otseks ja vajutan seda reset-nuppu, siis droon jätkab otselendamist alati vaatamata sellele, kuhu poole ta parasjagu vaatab, kui ma lükkan seda kangi edasi. Samamoodi, kui ma lükkan nüüd paremale, siis ta läheb paremale ja kui ma lükkan vasakule, siis ta liigub ikkagi vasakule. IoT režiim on väga kasulik algajatele, kellel võib-olla ei ole nii täpselt suunataju drooni suhtes või näiteks inimesele, kes parasjagu filmib kõndivat objekti ja soovib küljega lennata selle suhtes.